iga normaalne inimene on mingi, sul ei ole vaja seda teha või sul ei ole vaja mingeid siukseid riske ja asju võtta, et siis minu meelest kõige hullem kogu selle asja juures ongi see, et me üksteisele oleme mingi, jaa, ülihea mõte ja siis tavaliselt teine paneb hullu nagu veel mingit vinki juurde sinna. Ma ei tea, et ostame omale tagaaeda lamba ja kui me suudame üksteisele selle maha müüa, siis me üks peab ostama omale tagaaeda lamba, et see on äge. Nii et nüüd oleme värsked kinnisvaraomanikud Eestis. Minul ja su isal on see sama asi, et sina ja su ema pidite ütlema, et tegelikult nagu maksime. Ei, see nagu, ma praegu ei maksnud, vaata. Sellepärast tasubki asju ette ära maksta, et siis tundub, et kõik on tasuta. Siis on elus kõik tasuta. Nagu ma teen, mis ma tahan selle korteriga. Puurin 16 auku seina. Kui ma tahan. Ja panen 16 pilti lihtsalt. Ei, ma ei pane piltega. Lihtsalt augud. Lihtsalt augud. Aga keegi ei saa öelda. Kui keegi kutsub mind pulma, väga lahe ja väga tore on ka 5 aga me räägime minu pulmast. Sinu, mitte minu. Mitte meie. No meie pulmast. Ma ütleks jah, et see rohkem Hansu pulm. Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Nagu ka eelmisel nädalal Brenda endiselt vedeleb põrandal, mina tooli peal. Ma on kotttoolis, ma vedele põrandal. Nii et ta on kotttoolis põrandal. Aga me ostame ühe juurde ja me hakkamegi vist kotttoolis tegema. Tuleb süke lebola, me just siin enne podcasti vaatasime ringi. Meil on see vana hea podcasti nurk, mida peab vist sisekujundust tegema seal natukene. No meil on mingid asju sinna vaja. Sinna oleks valgust juurde vaja, sest seal oli veits süke haigla valgus, mis meil ei meeldinud. Ja ta oli natuke nagu blank. Ja nüüd meil on nagu talveperiood tulemas, ehk siis meil on pime kogu aeg, või kella 5, siis kui meie lindistame podcasti, siis on pime. Ehk siis meil on vaja midagi välja mõelda, nii et võib-olla me veel oleme mõned episoodid niimoodi ja siis liigume uude stuudiosse. Wow. Korra oli mõte ka, et meil on suures toas on kamin. Kamina ette. Et kamina ette, talve vibes. Teil küll, ma eeldan, et suurel osal inimesel elavad Eestis ja nendel on suvi tulemas, eks ole. Aga meil on talv tulemas. Täna oli kõige soojemaks, mis täna läks, oli 14 kraadi. See on talveilm, sõbrad. 14 kraadi. No järgmine nädal on 25 jälle. Järgmine nädal on jälle 25, nii et... Minul oli sall kaelas ja paks uudi oli seljas nagu mantel Eesti mõistes see uudi, mis... Mitte see uudi või see mõinakas või see, mis Eestis on, vaid sinu... No see on ikka mantel, mis sulle kingiti, lihtsalt seda kutsutakse uudiks või? Jaa, ta on rohkem süke, ta ei ole päris see originaal nii-öelda, või ta on nagu sellelt samalt ettevõttelt, aga ta ei ole nagu see uudi, ta on rohkem süke uudi ja jope mantli kombo. Ja sa võid sellega reaalselt nagu ringi käia selles mõttes, ühesõnaga, ta on selle jalka logoga ja värki, selle pärast sulle kingiti see. Just. Nii et jah. No Brenda, mis meil põnevat on elus toimunud siin, et... Ma ei tea, ma mõtlesin, et täna nagu ma tulen lihtsalt podcasti ja sa räägid, vaata. Davai. Aga ma ei tea, võta siis mugavam poos sisse. Ma olengi päris mugavalt siin. Vaatan, et me just eile vist lõikasime 64. episoodist välja selle, kus me sellest Eesti käimisest räägime. Eestisse Eesti. Et tundub, et rahvale väga meeldis, et äkki teengi täna tunnikese lihtsalt Eesti keele instituudilt. Lähen, võtan lahti, loen ette, rahvale tundub, et väga meeldib. Õpime koos eesti keelt, nii et see on üks variant. Või siis teine variant on arutada sellest, et mis juhtub, kui jätta Brenda 4 nädalaks üksi koju. See on teine variant. 3. No varsti 4, aga pigem 3. Ülehomsega 4 nädalat. Siis oli 3. No siis oli 3, jah, kui ma selle lause ütlesin. Ja see üksi koju nagu tähendab seda, et ma olengi päevad läbi kodus, et ma ei saa tööd teha, ma ei saa midagi teha, on ju. Just. Nii et ma arvan, et alustame sellest ja kui on vaja veel midagi ära täita, siis loeme Eesti Keele Instituudi kodulehelt huvitavaid artikleid. Ei, ma arvan, et meil on oma jagu asju rääkida pulmadest ja. Nii et esimene asi, ma ei mäletagi, mis see oli paar nädalat tagasi, järsku Brenda hakkab mulle saatma kortereid. Ja nagu mitte lihtsalt, et Eesti kortereid. Ja kes kuulas paar episoodi tagasi meie seda päeviku episoodi, kus me vaatasime, kus me reaalselt paar nädalat tagasi ütlesime. Vaatasime eesmärgid üle, kes siis ei ole kuulnud lihtsalt, et ma seletan selle siia taustaks, et muidu on nagu
ma arvan, et mitte isegi paar, vaid sihuke 4 episoodi umbes tagasi me võtsime siis päeviku, mis me olime 2020 aastal kirjutanud, mis olid meie unistused ja eesmärgid tollel ajal. Ja me siis natukene vaatasime, mis meil seal kirjas on. Ja üks punkt siis oli see, et osta Eesti korter. Jah, ja siis ütlesime, et see ei ole täidetud ja ei ole plaanis ka. Ja prioriteedid on muutunud. Prioriteedid on muutunud, tähtis on ikkagi see, et me saaksime kodu endale Austraaliasse, mis ilmselt on ka kallis. Nii et, aga siis üks pärastlõuna, kui Brenda siin kodus, tegi asju, siis järsku hakkas minu Messengeri aknasse tulema kortereid. Ma saatsin ainult 3 korterit. Eestisse. Siis ma olin ka, et nagu, mida äkki? Kas see üllatab sind? Ei, see ei üllata mind. Või üldse nagu meie osas, et üks õhtu ma ütlen sulle lihtsalt, et ma ostsin oksjonilt auto ja siis saad mingi, ma ei tea siis. Jah. No jällegi, et ei jääks nüüd mulje, kui me siin paar episoodi tagasi neid raha asju rääkisime, et ei jääks mulje, et sa ostsid auto ilma, et mina üldse kunagi midagi sellest oleksin teadnud. Et need asjad on ikkagi läbi arutatud meil ja et me teame, et me selle auto ostuga natukene siin tegeleme ja mingid sellised asjad, et lihtsalt kui keegi praegu episoodi ei ole eelmised, ma ei tea, 60-70 episoodi kuulanud, et siis ei jääks niimoodi mulje, et umbes hommiku Brenda saab teada, et Hans ostis auto, või siis, et mina ostan korteri ja siis sa saad homme teada sellest, et päris nii ei ole. Just, seda küll, aga selles mõttes, et see nagu, et mitte, ma isegi ütleks impulsiivsed ostud, aga no mingid siuksed ideed, mis tulevad pähe, tunduvad üliägedad ja mul on siuke tunne, et me alati nagu tuleme kaasa sellega. Ja, et me vist lähme, et kui meie peas tundub äge, siis ma mingi, mina ei tea, et seal kohas võib olla, kus normaalne või tavaline inimene tõmbaks nagu piiri, et oli tore nagu mõelda küll siukseid asju, aga äkki ma ikkagi ei osta oksjonilt autot, siis et riske on nii palju ja mingeid asju ja seda teist kolmandat ja tihti sealt tulebki see piir ette. Äkki ei osta Austraalias olles korterit Eestisse, kui sa ei saa sinna korterisse minna. Näiteks. On ju. Et ongi see, et me mõlemad vahepeal tuleme mingite, ma ei tea, mis veidrate ideede peale, et üliäge oleks, kui me teeksime seda või läheksime sinna või et nagu, et iga normaalne inimene on mingi, sul ei ole vaja seda teha või sul ei ole vaja mingeid siukseid riske ja asju võtta. Et siis minu meelest kõige hullem kogu selle asja juures ongi see, et me üksteisele oleme mingi, ülihea mõte ja siis tavaliselt teine paneb hullu nagu veel mingit vinki juurde sinna või siis harva, aga mõnikord on see, et teine ei ole kohe müüdud sellest ideest. Aga siis me suudame üksteist nii hästi ära veenda, et nagu teine tuleb kohe kaasa, et ma ei tea, et ostame omale tagaaeda lamba ja kui me suudame üksteisele selle maha müüa, siis me üks peab ostama omale tagaaeda lamba, et see on äge, aga miks ma ei või osta, kui ma tahan. Ehk siis nagu mingid siuksed asjad siis sinna juurde. Tõsi. Nii et jah, nii on. Me lähme kaasa nende hullustega tavaliselt. Aga jah, see oli üks olukord, kus mina ei olnud koheselt nõus. Ma mingi, miks me korterit Eestisse vaatame, me isegi ei ole päris täpselt kindlad, millal me järgmine kord Eestisse läheme, aga Brendal olid väga head pointid, eks ole. Mul oli see täiesti läbi mõeldud sellest hetkest, kui ma kogemata sinna sattusin ja ma võin kohe varsti rääkida sellest enda poolest, aga et nagu minu meelest see oli loogiline ja me oleme sellest varem rääkinud. Tegelikult. Ja Sõelale jäid siis enne kui me 3 korterit, et reaalselt ma ei viitsi praegu välja vaadata, aga ma eeldan, et umbes ajajoon oli selline. Kell 4 Brenda saatis mulle korterid. See oli mingi 4-päevane päev, ütleme. Jah, kell 4 pärastlõunal Brenda saatis korterid, siis ma jõudsin kell 5 koju, siis vaatasime veits, siis ta saatis omanikudele meilid või maakleritele. Ma saatsin meilid juba kell 4, kui ma sulle neid korterid üldse saatsin. Ma juba tegin päringud. Okei. Ja igastahes lõpuks ühe korteri omanikuga oli siis meil videokõne kell, ma ei tea, kell 8, mingi 4 tunni pärast. Nii et jah, asi käis kiiresti, aga kuidas see sinu vaatevinklist või kuidas see juhtus? Ja mina leian, et
nagu me siin oleme rääkinud, et sa ei saa elus lihtsalt läbi kerguse lennelda, on ju, et sa pead nagu nägema vaeva ja tegema mingeid asju ka ja la. Aga samal ajal ma arvan, et ei ole see, et tee tööd ja näe vaeva ja siis tuleb armastus, kuigi see oli isegi sellega seotud, aga nagu kogu point on see, et sa ei pea rügama ja nagu läbi push ima igalt poolt ja nagu läbi valu ja ma ei tea mille, et kuhugi elus jõuda. jah , Et ma usun, et nagu balanss peab olema, ei ole üks äärmus, ei ole teine äärmus, ei ole see, et ma ainult nagu chillin ringi ja kõik asjad kukuvad mulle sülle, aga samas ei ole ainult see nagu raske rügamine, vaid see on nagu kuidagi kooskõlas või sihuke tasakaal, vahepeal natuke rohkem ühte ja siis teist. Ja kuidagi nagu mulle tundub, et elus need õiged asjad on need asjad, mis kuidagi nagu, kui asjad lihtsalt lähevad hästi ladusalt. Et sul tuleb mingi idee, mingi mõte, mingid väravad avanesid või ma ei tea, on ju, et õiged inimesed sattusid sinu teele tollel hetkel või noh, ma ei tea, mis siis see inimene tollel hetkel teeb, on ju. Ja kui nagu, ma ei tea, tahad midagi ja proovid ja nagu kogu aeg ainult viskab elu mingeid takistusi ette, see sõltub erinevatest asjadest, on ju. Aga nagu, jah, noh, kui me lähme ettevõtlusesse, siis seal on, ma arvan, elu lõpuni sul ainult takist nagu selles mõttes mingeid asju sul viskab, on ju. no mingid väljakutsed jah . Jah, aga nagu üleüldiselt, et siis, et kogu aeg viskab mingeid takistusi ja kogu aeg sa ei saa, et siis ma ei tea, kas on nagu see õige tee, on ju. Aga kui tuleb mingi mõte, teeme mingit asja, tundub väga äge, täiega nagu energiat asja seal taga ja asjad lihtsalt jooksevad, et nagu a la see näidegi, et noh, ma nägin seda korterit, ma kirjutasin, ma sain kohe vastuse, meil oli järgmine videokõne, siis läks keegi seda korterit vaatama ja siis 3-4 päeva pärast me ostsime selle korteri ära. Ja 8 päeva tagasi me isegi ei teadnud, et me üldse nagu mõtleksime sellest, on ju. Jah. Et lihtsalt asjad jooksid niimoodi. Aga kuidas see algas? Noh, me siin oksjonitega natuke oleme tegelenud, on ju, Austraalias. Oksjoni värk tead noh . Jah, et siis, noh, küll autodega, aga meil sõbranna kunagi ammu, tegelikult suht ammu, ostis korteri. jah , siis enne seda, kui me viimane kord Eestis olime . Jah, jah , oli ka või? Ma ei tea. Igal juhul suht ammu ta ostis korteri oksjonilt. Ja noh, millalgi me jälle rääkisime temaga, kes ma mingi, kuule, saada mulle ka see leht. Et suures pildis nagu jällegi me ei ostnud seda korterit lihtsalt, ma ei tea, mul üks päev tuli mõte ja äge niisama, on ju. Et suures pildis meie me oleme ikka rääkinud sellest enne ka, et see on lihtsalt nüüd mingi ostame korteri . Ja. Et suures pildis meie plaan ikkagi on see, et kohe, kui meil saab nii-öelda sponsor siin tehtud, me oleme nii-öelda ajaliselt vabad, et siis suved me tahaks ikkagi Eestis veeta. Ja no fakt on see, et Eestisse me oma mingisugust elamist oleks vaja ja ilmselgelt me ei saa nagu kõike korraga. Me ei saa osta Austraaliasse kodu kuskile, ma ei tea, linna, ookeani äärde, noh, need mingid täiesti mõtted, me oleme enne rääkinud, nagu mitte midagi algab miljonist, on ju. Et see kõik tundub suhteliselt ulme ja siis ostame Eesti kodu ja siis, ma ei tea, noh, veel miljon asja kõike tahaks, on ju. Et need asju korraga ei saa. Ja muidugi, meil on vanemad, meil on sõbrad, kelle juures olla, aga nagu ma ei taha tegelikult Eestis elada sõprade või vanemate juures, on ju. Et tahaks ikkagi mingit oma kohta ja ma ei tea, me oleme nagu arutanud varasemalt, me rääkisime, et oleks mingi vana puumaja kuskil suvalises kohas keset metsa. Et meie jaoks Austraalias nagu see edasi-tagasi sõitmine suurlinnade vahel 6 tundi või noh, mis iganes sükst asjad, et ilusti ära treeninud, et vahet pole, kus me Eestis oleme, kui mul on vaja kuhu iganes minna, see on nii väike vähema. Jaa. Et nagu tund Tallinnasse, 2 tundi Tallinnasse vahet pole. Aga siis oli see, et noh, ma ei tea, mingi puumaja, noh, kes see hooldab seda hoovi ja mingeid asju kasvab, noh, see ei ole nagu reaalne kõige alguses. Jah. Ja mingi hetk mul nagu tekkis mõte, et kuskile väiksesse, ma ei tea, alevikku või küla või ma ei tea, kuidas neid kohti kutsutakse, on ja, et sinna lihtsalt noh, mingi suvaline korter. Jah. Et see oleks ju loogiline asi, mida me võib-olla saaksime alguses omale lubada. Ja Eestis me niikuinii ju sõidame edasi-tagasi erinevates kohtades. Ja mul sõbranna ammu saatis nagu oksjonilehe ja asjad, et vaatan. Ja ma ei tea, miks. 4 päeval minul lampi lõi pähe, et mina läheksin oksjonilehele vaatama asju. Läksin ja vaatasin ja siis mul tekkis mõte, et aga nagu kui ma tahan nüüd ühel hetkel siin nagu pakkuda ja osaleda, ma ju ei tea, palju korterid maksavad.
jah, mis nende päris väärtus on? Mis nende väärtus on, palju ma ei tea, seal kandis üldse korterid on ja et ma ju ei tea, et ma lähen siis KV-sse ja vaatan, mis hinnad on. Ja siis ma nägin päris odavalt ühte korterit. Aga see oli tõesti nagu, seal ei olnud midagi nagu tsement öeldakse selle kohta või. Et põhimõtteliselt sul ei ole põrandat ka. Ja laest ripuvad elektrijuhtmed ja nagu mitte midagi ei ole, lihtsalt tsemendist karp põhimõtteliselt. Ja siis ma hakkasin seal ringi vaatama, tuuseldama ja siis ma leidsin 3 korterit. Ja see korter, mille me lõpuks ära ostsime, tuli 3 minutit tagasi. Täpselt meie jaoks tuligi. Tuli 3 minutit tagasi ülesse, seal ei olnud infot selle korteri kohta väga palju, see oli otse omanikult ja ma saatsin talle kohe kirja. Ma saatsin muidugi Hansule ka need, aga ma saatsin kohe kirja talle ja ma kirjutasin, ma ei teadnud ka päris täpselt, mida küsida. Ja. Aga midagi võiks küsida. Et mis seal mingi ühistu teemad on ja mingi la, et ma ChatGPT-ga konsulteerisin ikkagi enne läbi, mida küsida. Ja siis tundusid mingid asjad loogilised. Ja ma saatsin talle mõned küsimused. Neid oli päris mitu, ma arvan mingi 8 äkki. Ja siis ma mingi, et okei, et neid oli liiga palju esialgu. Vaata, seal on see, et KV-s tuleb see, et lihtsalt saada kiri. Selle ma juba, see oligi see, mis ma lihtsalt klõpsisin kõigile nendele korteritele ja sealt tuli mul kohe vastus, et anna teada, mida sa teada tahad, ma siis vastan sulle. Ja siis ma saatsin selle kirja. Ja see tundus mulle nagu, ma ei tea, miks mul sisetunne ütles, et ma pean talle uuesti kirjutama. Et ma lihtsalt kirjutasin, tere, sooviksin nendele küsimuste vastus. Ja ma mäletan seda, kui sa küsisid mult veel üle ka, et kas peaks. Ja, küsisin. Ja, sest ma tegin süüa samal ajal ja sa olid suures toas. Ja siis, ja siis me olimegi, et kohe niimoodi, et nagu võib-olla sai liiga palju küsimu ja need ei olnud nagu lihtsalt küsimused. Lihtsalt mingi ühes, kas korteril on välisuks või, et ei olnud nagu ei küsimust, oli nagu võib-olla natukene küsimusi, kus pikemalt selgitada ka ja küsisid, et kas sa saadad talle uue meili. Ja mul oli kohe see, et okei, et ma peaks kohe saatma, või kuidagi sisetunne oli, et saada uuesti meil, sest ma olin nii paanikas, sest see korter oli nii hea hinnaga ja see tuli 3 minutit tagasi üles ja nagu kui ei saa mina seda, siis saab selle keegi teine nagu kohe praegu, et nagu kindel on see, et see korter läheb nagu täna ära minu jaoks. Ja siis ma saatsin talle kohe uue kirja, et me oleme Austraalias, me otsime suve kodu ja et me ei saa nagu vaatama tulla, aga et kui tal on nendele küsimustele lihtsam vastata video teel, siis ta võib märku anda, et me võime videokõne teha ja sellele mul tuli kohe vastus. Ja tund aega hiljem tegime kõne ja siis arutasime läbi omavahel ja lõpuks ongi see, et me ei tee nagu päris, et kuidagi kõlavad niimoodi, et ma leidsin korteri ja nüüd me ossime selle, et me ikkagi arutleme neid asju väga nagu süvitsi lahti, argumenteerime, miks on vaja, kuidas on vaja ja kogu asja point oli see, et see oli väga hea hinnaga ja 2 aasta pärast on nagu see ajaeg, kus me arvame, et me saaksime olla Eestis suve, et siis meil on niikuinii seda korterit või mingit asja vaja ja selleks hetkeks selle korteri väärtus on vähemalt sama palju. Aga nagu pigem nagu tõuseb see on ja. Et ja selleks hetkeks me juba peame olema kolinud, võib-olla me juba vaatame, kas siin omale kodu saada, et siis rahaliselt on ka kitsam kui praegu. Et mingid sellised asjad, ma arvan, olid nagu. Ei, see on nii et kui siin korra nagu vahepeal läbi lipsas juba, siis põhimõtteliselt peale seda, kui me tegime videokõne selle inimesega ära või korteri omanikuga, siis peale seda me helistasin oma isale, küsisin, et millal ta seda vaatama saaks minna, et reaalselt keegi päris inimene oleks ka sees käinud. Ja siis peale seda me otsustasime ära, et ostame siis ära ja järgmine päev juba oli notar ja nii, et neljapäeval Brenda avastas, esmaspäeval oli ostetud või? Ma ei mäleta, kas esmaspäev või teisipäev. Minu meelest pühapäev käisid su vanemad vaatama ja teisipäeval oli notar. See teisipäev, ja, oli küll. Ja jälle huvitav, pole kunagi niimoodi notaris käinud, sa oled? Ma ei ole vist elus kordagi notaris käinud. See oligi, mis ma ütlesin. Ma mõtlesin, et nagu niimoodi see, mis iganes see kaugtuvastusega või ei, ma pole nagu käinud, jah. Ma ei ole kunagi, ei ole asju olnud notari juurde. Meil ei ole midagi. Mis inimesed notaris teevad? Vist abielluvad ja lahutavad ja ostavad kortereid. Ma arvan, ostadki asju, kinnisvara asju. Aga notar ei ole ainult kinnisvara ostmise jaoks ju. Mille jaoks siis veel? Mingid äritehingud mingid sellised asjad, aga
jah, ei ole asja olnud. ei ole asja olnud, nii et saime notari juures ka käidud. Nii et nüüd oleme värsked kinnisvaraomanikud Eestis. Ma ei teagi, kohe me nagu, vist kogu meie point ongi see, et me ei tee midagi nüüd, aga... Ei, me ei tee, see jääb, ja noh, keegi meil kohe küsiti ka, et kas me nagu üürime välja ja nendes ei. Me ei üüri seda välja, see ongi selle, nagu, et me ei ostnud Tallinnasse mingit fancy't korterit, et seda nüüd välja üürida ja nii edasi, et me oleme siin, ma arvan, et seda korterit see ei ole väärt seda välja isegi üürida, et nagu sellega tegeleda reaalselt. Jah, ma arvan, aga no vahet ei ole, ühesõnaga kogu asja point on see, et me ostsime ikkagi endale suvekodu ja kui me sinna ühel hetkel lähme ja selle korda teeme, siis see jääb nagu meie koduks ikkagi Eestis, kus on meie, mul ongi, et seal on minu suusapüksid ja talvejope, mida mul mujal nagu vaja ei lähe, et siis, just. Et kui ma mõnikord talvel olen Eestis, siis ma lähen oma korterisse ja võtan sealt kapist oma suusapüksid, on ja. Et see ei ole selle eesmärgiga ostetud, et ma hakkaks seda välja üürima. Nii et see on jah, meile. Ja noh, muidugi selles mõttes, et jah, ühesõnaga lasta jääda siia. Lasta jääda siia. Nii et jah, korteri ostsime ära. Ma ei teagi nüüd jah, et just kui tahaks nagu siuke tunne, et tahaks midagi teha sellega. Et nagu noh. Korteriga või? Ei, mul oli mingi, lähme Eesti vaata. See oli mul, kuule, meil on nüüd korter, lähme Eesti see suvi. Me ei saa see suvi Eesti minna. Et me ei saa iga aasta lubada endale seda luksust, et Euroopasse lennata ja siis noh, Eestis ei ole see, et lihtsalt lenda sinna, et Eestis kulub raha väga, väga palju ja ei saa seda lubada. Eriti kui me läheks korterit remontima Eesti. Ei no, lõppkokkuvõttes nagu kui me väga tahaks, siis me ei peaks seda remontima, me saaksime seal sees olla. Seal sees on elatav, selles mõttes see ei ole üldse probleem, aga nagu ma tean, et me remondiks. Aga ei, jah. Ja ma arvan ka, et me teeksime ja tahaksimegi teha väga väikeste kuludega, aga noh, nagu ehituspoes ikka tead, 200-300 eurot seekord ja siis lähed korra, võtame need nipet-näpet asjad ka, et lõpuks läheb ta ikka niimoodi, nagu ta läheb, et jah, aga küll et selles mõttes on jah nagu crazy, et põhimõtteliselt nüüd, et ma võin nagu minna ja lihtsalt olla. Ja mina nagu olin veel mõelnud sellele, et me olemegi kuskil metsa sees mingis täiesti suvalises kohas, ma ei tea kus on ja olengi seal ja teen tööd ja värki, muidugi mulle meeldiks oma hoov ja maja ja nii edasi, aga kuna ta on selline maapiirkond, siis tegelikult seal ma võin ka maja ette minna, visata teki maha ja olla ja tegelikult on väga lähedal Peipsi äärele, ehk siis ma võiksin iga päev käia rannas, see on kuivatatud kala, kindlasti saab Peipsi äärest kuskilt on ja siis olen päevad läbi Peipsi äärest, ülilahe ju, teen seal nokitsen mingid tööasju ja nii edasi ja siis läheb koju tagasi on ju. Aga mul on nagu ma ei tea, miks mulle lõi siuke nagu mõte pähe, mis jälle tundub siuke ulme, aga ma ei tea, miks mulle meeldib see mõte, nagu ma ütlesin, et me ei taha seda korterit välja üürida, sellega niikuinii see tuleb ikkagi korda teha selles mõttes ja nii edasi ja see jääb meie suvekoduks. Aga mõtlen ka, et nagu, kui meil on nagu Austraalias mingid inimesed, vaata, kes elavad ka siin ja käivad siis vahel Eestis, näiteks lähevadki septembris või lähevadki jõuludel sel ajal, kui meie ei lähe, siis miks ei võiks olla nagu meie eestlaste, austraallaste korter? Et nagu, mina ei ole seal, ma ei ole kade. Austraalias Eesti korter. Jah, mina ei ole seal, ma ei ole kade, aga et nagu, et meie asjad on seal, mitte nüüd kõigile, eks ole, aga nagu, et mingid inimesed, keda ma tean, või nagu ma ei pea neid, nad ei pea otseselt meie mingid, ma ei tea, kõige paremad sõbrad olema või midagi, aga ongi, et nad tahavad ka suht palju ikkagi, kui inimesed elavad siin kuskil linnas ja nii edasi, siis Eesti sa lähedki võib-olla selle järgi, mida paljud eestlased võib-olla seal Tallinnas, on mingi huvita siuke asi. Nagu meiegi, me rääkisime sellest TikTokis ja seal oli päris palju, mingi inimene oli mingi vähe lambi koht või mingi siuke, et mis siukses kohas korteriga teed, aga mina lähengi Eesti ja mina tahangi Eestis seda loodust. Ma ei taha Tallinna korteris olla 4. korrusel, vaata. Ja me ei tule Eesti nagu tööd tegema. Nagu me teeme tööd, aga mul ei ole Tallinna kesklinnas kontorit, kuhu ma pean sõitma. Jah, ma teen kodus tööd. Ja ma teen hea meelega niimoodi, et ma vaatan metsa. Jah, nii et suures osas meil ei ole mingit, et nagu Eesti, päris nüüd mingi seal, mingi Valga piiri ääres ka ei taha olla, aga põhimõtteliselt Eesti on nii väike,
et eriti see koht, kus me nüüd oleme ka seal Peipsi lähedal, et 20 minutit Tartusse, 20 minutit sinna Türile sinu juurde on ju, sinu vanemate juurde, et see on nagu kõik on nii köki-möki, et ma ei ütleks, et see maal on. ja, absoluutselt. Et ja Rahvusvaheline lennujaam on ainult 2 tunni kaugusel. jah, Põhimõtteliselt lennujaama kõrval ju. täpselt. Jah. Igal juhul jah, minu point on see, et mulle kuidagi tuli see mõte pähe, et ongi, et inimesed, kellel ei ole kodu Eestis on ju, no nagu meie on ju, et siis ongi see, et lähed Eesti, siis oled seal ühe vanemate juures, teise vanemate juures või võtad mingid Airbnb-sid kuskil, mis iganes. Et see ongi, et aga võite ju nagu, et see on meie kodu. Eks ta väsitab ära jah, et mitte üldse, et nagu, et kellegi nüüd vanemad või asjad ei ole nüüd toredad, aga lihtsalt ei, ma ei mõtle üldse seda. Ei olegi, aga ja sõprade juures ja mis iganes. Et võimalik, et inimesed ei ole nagu, et väga vähesed inimesed, et kui sa elad Eestis, sa ei lähe vanematele kuuks ajaks külla, vaata. Jah, et inimesed võib-olla lähevad nädalavahetuseks ja siis nagu, et lihtsalt mingi hetk on lihtsalt seda enda ruumi vaja. Ma arvan, et seal ei ole asi niivõrd isegi selles ruumis, vaid see, et sa kogu aeg võtad oma asjad, tarined sinna, tänna ja nii edasi, et nagu jah, ja meil võiks olla vabalt see baas nüüd ühe või teise või ongi minul ju enamasti oma vanemate juures, sinu oma vanemate juures on ju, aga jah, keeruline ikkagi selles mõttes, et ei ole enam 16 vaata, et tahaks ikkagi nagu oma place'i selles mõttes ja minu point siis see, ma ei tea miks, mulle tuli siuke mõte pähe ja ma olen elevil sellest, et mingid inimesed Austraalias, kes on ka mingi, ma lähen kuuks või 2, lähen Eesti, võtan aja maha, tahangi näiteks talvel seal olla, teen läpakas tööd, et siis ma ei tea, kas nad on siis vanemate juures või sõprade juures, aga äkki tahavad nagu mingit oma kohta, siis nad saavad minna meie korterisse. Ja nagu me ei üüri seda otseselt välja, vaid et ma ei tea, natuke nipet-näpet teed seal oled, et meie asjad on seal, kus me koristan neid ära vaata. Kuuks endale seda Airbnb-d on ju. Jah, et meie siuke Airbnb, aga nagu mingi No siuke pool Airbnb. Jah. Et ise koristad teed ja pärast jätad nii nagu oli ka vaata siuke, ma ei tea miks, mul tuli siuke mõte, et see oleks nii äge vaata. Ei miks mitte, mina arvan, et ma ise ei ole selle peale mõelnud, aga ei, see oleks lahe ja alati ju on hea aidata, kui kellelgi oleks, et nagu ise nagu võtaks siukse. Mina mõtlen, et ja enamasti sa ju kas sa nagu laenad või rendid auto on ju, ma ei tea, vaata väga paljud võivad olla ka see, et nad ongi pärit mõlemad Tartusse, mõlemad Tallinnast, neil ei ole vaja käia mingi edasi tagasi, et siis jah, aga kui on siuksed nagu meie, et ma ei tea, igas linnas sul elab keegi on ju, et siis pead edasi tagasi käima, et siis oleks eriti hea variant. Ma just mõtlen jah, et suht palju on ikkagi inimesi, kellega ma suht tihti, meie nii-öelda Insta-sõbrad ka, kellega me suhtleme väga tihti just nagu internetis selles mõttes mingitel teemadel, nii-öelda kolleegid siis. Et nagu, kui nemad ütleks, nad lähevad Eesti, otsivad 8 kuuks midagi, ma mingi minge meie korterisse vaata, et nagu ülilahe. Just. Ma ei tea, miks. Ja nüüd on nagu selline tore, eriti kui me räägime nagu Austraalias praegu on ju, ütleme jah, muidugi alati saab soodsamalt ka, aga praeguseks seisuks ütleme 2 peale $500-600 nädalas on nagu miinimum majutus on ju. Austraalias, et nagu ükskõik, suures plaanis väga vahet ei ole, läheme Sydneysse, siis arvatavasti see $500-600 võib-olla saab mingi toa meil kuskil majas on ju, kui oled kuskil maapiirkonnas, siis $500-600 saad enda maja on ju, et sa võid saada kuskil tuba 300-400. Jah, võid, aga reaalselt, kui sa tahad, peldikus ei taha elada on ju, et siis on see $500-600 paari peale arvatavasti on, ja nagu ma ei räägi, jällegi sa saad kuskil mingit tuba, aga see, et sa oled, see on pigem see, kui sa teed mingid hooaegust asju, et nagu reaalselt nüüd, nagu näiteks mingi hetk on sponsor tehtud on ju, aastakese pärast enam-vähem saame residentsust taotleda. Et kui mingi hetk viskab kopa ette, vaata, kõigest elust, ma ei tea, on ju, ma ei tea, ei viitsi, tahan loomelaagrisse minna, siis lähedki Eesti, et see on crazy minu jaoks nüüd, et reaalselt on korter, kus muidugi ma pean ka maksma elektrit ja asja, aga ma ei pea mitte midagi maksma,
tasuta korter. ja põhimõtteliselt. See on alati minu isa filosoofia olnud, et kui midagi on juba ära makstud, siis on tasuta. Ja tuli välja, kui nad siin käisid, et minul ja su isal on see sama asi, et sina ja su ema pidid ütlema, et no tegelikult nagu maksime. Ei, see nagu ma praegu ei maksnud, vaata. Sellepärast tasubki asju ette ära maksta, et siis tundub, et kõik on tasuta. Siis on elus kõik tasuta. Nii et jah, ja reaalselt ma võiksingi osta Coopist endale, mul pole õrna, kui palju see maksab, €50 tatrapaki, €2 kilo viinereid, arvatavasti €2 kilo viinereid ei saa, aga no mis iganes. Ja siis selle toidu, ma nädal aega elan ära, no. Ja siis mu nädalaraha on 10 eurot. 10 eurot on mul nädalaraha. Ma söön tatart ja viinereid ja keegi ei küsi mult ühtegi eurot. Noh, elektri ja võib-olla asjadest küsitakse. Ja no suvel on see, et nagu ei ole vaja ju elektrit kasutada. No pliita peal süüa ja... No kes sul on... No jah. Jah, nii et see nagu on selline... Aga suvel mõtlen sul 24/7 valge põhimõtteliselt. Nii et nagu selles mõttes sa ka ei kasuta väga elektrit. Aga see on lihtsalt kuidagi siuke, ma ei tea, tore ja helge mõte, et ma saan lihtsalt minna sinna ja et nagu, et jah, see ei ole nüüd uhke korter Tallinna kesklinnas. Ja, aga me ei tahagi seda. Aga samas, kui mul oleks uhke korter Tallinna kesklinnas, siis see endiselt ei lahendaks seda probleemi ära, et kui mul viskab kopa ette kõigest elus, kui mul on uhke korter Tallinna kesklinnas, siis see arvatavasti tuli pangalaenuga. Jah. Ehk siis ma pean ikkagi pangalaenu maksma. Aga nüüd minu imeline maaretriit, eks ole. Jah. Mul ei ole seda probleemi. Ma lähen söön tatart ja viinerit ja õnnelik. Ei no ma räägin, see ongi nagu ma kuidagi ei tulnud selle peale enne seda, kui ma neid korterid seal vaatasin, et sa ei pea võtma mingi 100 tonne või ma ei tea palju seal Tallinnas või kuskil nagu sellistes kohtades korterid maksavad, no ikka pigem maksavad ju. No ikka pigem 100 tonni midagi sükest on jah. Oleneb kui jah, jällegi. Et sa võid oma kodu saada, noh, kui sa auto ja siis nagu sa võid saada tõesti niimoodi, et sa saad peaaegu tasuta. Auto tuleb küll, see on järgmine asi, Auto probleem on küll jah, aga see selleks, ärme sellest räägi. Miks me sellest rääkida? Ei räägi. See tundus lihtsalt tüütu probleem. Ei, see tuleb lihtsalt jah, et igastahes kogu meie point selle korteriga, mis me rääkisime ka, et mingi hetk, kui on see vabadus, eks ole, terveks suveks Eesti minna, et noh, kui lähed 3-4 nädalaks, siis kellegi käest autot laenata on veel nagu okei, on ju, keegi, kes ei kasuta võib-olla nii palju tol hetkel see autoks. 4 kuuks autot laenata on nagu veits kahtlane juba. Ja siis ostame auto ja müüme maha. Igal juhul. Aga teine, mis sa naerad? Aga teine asi, oota, mul läks mõte meelest ära, mul oli ülija mõte, sa ütlesid auto 4 kuuks. Mu lemmikasi. Nii. Kui ma tahan, ma lähen sinna korterisse, lõhun seina maha, värvin oranžiks, kui tahan, nagu ma teen, mis ma tahan selle korteriga. Puurin 16 auku seina. Kui ma tahan. Lihtsalt, ja panen 16 pilti lihtsalt. Ei, ma ei pane piltega. Lihtsalt augud. Lihtsalt augud. Aga keegi ei saa öelda. Tahan joonistan terve seina asju täis. Jah. Äge. Just. Selline ja huvitaval kombel siis, kui me nii-öelda korterit vaatamas käisime, ehk siis minu vanemad olid korteris ja meie olime videokõnes, siis isegi me oma vahel ei olnud samas kohas. Ma olin Melbourne'is ja Brenda oli kodus, sest et nagu ma olen siin vist varem veits rääkinud ka, mul on need mingid hambaga mingi teemad, käin seal spetsialisti juures Melbourne'is. Nii et esmaspäeva hommikul oli kell 9 see, mis see on, visiit, aeg. Nii et 5,5 tundi või 6 tundi enam-vähem peatustega pühapäeva õhtul Melpsi hotelli, õhtul käisime korterit vaatamas, ostsime korteri ära, kohe räägime sellest ka, mis ülejäänud õhtu tegime, aga järgmine hommik siis davai läheb, teeb selle hambaarsti juures selle 1,5 tundi ära või endodontist on ta, ma ei tea, mis eesti keeles on. Ei tea ka. Endodont äkki või? Ei tea. Äkki on, andke teada kommentaarides. Ja hakkan riidesse panema 8:30. Selistavad, ütlevad, arst jäi haigeks. Haigeks jäi. Ta ei saa tulla täna. Reedel saab. Vaat kui huvitav haigus, juba teab, et reedel on terve ka.
nii et aga minul reede ei mänginud välja, sellepärast, et töölt ei saa reedelt, noh, oleks saanud vaba, no igastahes keeruline. Ja see oli nüüd siis, see oli 4. mail, see oli 4. mai hommik. Igastahes ütlesid, jah, oota, sa tulid 6 tunni kauguselt, jah. Ai, kahju, jah, aga reedel siis saaks. No jah. Kahju tõesti. No reede ei mänginud välja, siis helistan tagasi neile, et kas järgmine nädal, et noh, oleks mingit aega. Jah, no kui reede ei sobi, siis 11. juuni. 5 nädalat hiljem. Aga huvitav on see, et 11. juuni me peame tegelikult olema, nad ise pakkusid välja 11. juuni, see oli esimene aeg. Ja 11. juuni me peame olema, Brenda peab ka olema Melbourne'is, siis nagu... Õnneks saame koos minna, ei ole jälle lisakäimist. Ei ole lisakäimist, et muidu võib-olla, kui nad oleks mingi muu kuupäeva mulle andnud, siis ma võib-olla oleks hakanud jonnima seal rohkem. Aga mis sa siis teinud oleks? Mis mõttes? No niisama, et saaks jonnida ka natuke. Okei. Ja. Nõme, jah. Aga kuna see reaalselt nagu oli täpselt sama kuupäev, kus ma teadsin juba, et ma oleme niikuinii Melbourne'is, siis ma mingi, nojah, et peaasi, et siis arstil on okei, et ma 5 nädalat hiljem teeme seda asja ja siis ta mingi, ei, see on chill. Nii et, ja siis istusin autosse, tulin tagasi. Hästi tore Melbourne'is käik. Põhimõtteliselt ma käisin Melbourne'is seda Kreeka toitu õhtuks söömas ja siis järgmine päev ma sulle räägingi, järgmine päev läksin tööle ja siis rääksin Timmiga, et noh, siuke, või oli sama päev, sest ma läksin pärast veel tööle, kui ma tagasi Griffithsi jõudsin. Igast rääkisin siis Timmiga, et jah, et noh, et käisin seal Melpsis ja siis see canceldati ära, et põhimõtteliselt käisin Kreeka toitu söömas Melpsis ja siis Tim mingi, noh, aga kuule, vaata positiivselt asja. Et vähemalt nagu Brenda silmis said nagu plusspunkte, vaata. Ma mingi, mis mõttes, noh, et viisid õhtusöögile särk-särkis, ma mingi, Brenda ei tulnud kaasa, sest ta toimub operatsioonis, ta mingi, no siis oli tõesti mõttetu käik, jah. Isegi naise käest plusspunkte ei saanud, et viisid Melbourne'i õhtusöögile. Ja veel see ka, et tegelikult nagu põhimõtteliselt terve õhtu me rääkisime juttu kuni ööseni videokõnes ja järgmine päev, kui sa tagasi sõitsid, siis me rääkisime ka mingi 3 tundi olime videokõnes. Põhimõtteliselt terve tee Melbourne'i ma mingi 2 tundi rääkisin sinuga, siis 3 tundi rääkisin vanematega, siis jõudsin Melbourne'i, siis helistasin sulle, siis rääkisime mingi 5 tundi järjest sinuga, siis oli see korteri värk. Ja siis rääkisime mingi tund aega veel sinuga, läksin magama. Nii et kui kellelgi tekib veel küsimus, et kas, et me teeme kõik koos ja töötame, noh varasem, praegu jah, me töötame koos ja eraldi, aga varem kunagi me töötasime koos ja kõike teeme koos, et kas viskab üksteisest koppa ette midagi, siis ei, kindlasti mitte. Hans läheb Melbourne'i, sõidab, on seal kohapeal ja ainuke aeg, kus me ei rääkinud, oli see, kui Hans magas põhimõtteliselt. Ülejäänud ajast võime videokõnes. Just, ma pean ütlema, et mu elu kõige, nagu ma ei suuda elu kõige mõttetum sõit või elu kõige mõttetum kuskil käik lihtsalt 12 tundi autos, $200 kütust, lihtsalt pulli pärast. Sott midagi, söök. Lihtsalt pulli pärast. Nii et 4 sotti läinud lihtsalt niisama. Niisama ja arsti haigeks, ups. Tore. Vaata, ja see ongi see... Aga no maal elamise võlud. Selles mõttes, ega ma ei lõppkokkuvõttes, aga ma arsti ei süüdista, et noh, jäi haigeks elu on midagi selline, ei ole teha, jah. Mis seal ikka, aga see kuidagi jah, noh, 6 tundi, noh, mõtle lähed Vilniusesse arsti juurde, ja siis öeldakse sulle, Peterson haigena. Nii et jah. Need on jah, see plussid ja miinused, kus sa elad, on jah, et noh, peame siin kaugel elama vaata linnadest ja sellistest spetsialistidest, et midagi ei ole teha. Nii et loodetavasti läheb, loodetavasti saab nüüd selle ühe korraga tehtud. Ja tulevikus elame me nendele spetsialistidele palju lähemal ja chill. Just. Mis sa veel rääkida tahtsid? Kuule, ma mõtlesin, et tundub, et eelmine nädal lõpp oli väga, väga, mis see sõna on? Tihe. Sisutihe. No mul on tunne, et see oli niimoodi, et ma käisin opilema ja siis olengi olnud nii-öelda voodihaige, olin esimesed 10 päeva ja siis... Ja siis sa said tegema hakata asju. Ja siis nagu ma ei saa asju teha, ma olen ikkagi laman, aga nagu ma olen piisavalt, et mu mõistus hakkab vaikselt tööle
ja siis mul on nagu käes läpakas ja siis ma mõtlen. sul Ja on kui sa oled läpakas. nagu olnud 2-3 nädalat niimoodi, et sa ei saa mitte midagi teha, siis ma hakkan hulluks minema ja niimoodi kuidagi need kõik asjad peerema hakkasid. Just. Ja see siis sai alguse, see järgmine asi, mida me tegime eelmine nädalavahetus. No mis sa keerutad, me hakkame rääkima pulmadest. Oh my god, Hans ja Brenda abielluvad, pulmad. Aga kuidas see algas, oli see, et mina käisin laupäeval Soulehe poes tööl. Jah. Ja siis ma tulin peale poes käiku, tulin koju ja siis sina vaatasid telefonis mingid riile. Ja siis me vaatasime ülejäänud õhtu mingi 6 tundi järjest erinevaid pulmavideosid, nagu suvaliste inimeste pulmavideosid YouTube'ist, et näha erinevaid peokohti, et näha kõik, mis seal pulmas enam-vähem on, et mis meile meeldib, mis meile ei meeldi. Ja siis kuidagi, ja siis sina panid story Instasse ja TikToki. Jaa, Instasse, see oli sama õhtu. Tegelikult jah, see kõik algas päeval, ma hakkasin nagu mingi pulma, ma ei tea, kuidagi jälle lampi vaatama ja 6 tundi me vaatasime YouTube'is neid asju, et see ei olnud, et me istusime diivani peale, vaatasime telekat 6 tundi, et me ikkagi nagu panime, arutasime mingeid kohti, me oleme nagu, ütleme nii, et juunis saab aasta, kui me oleme kihlunud, kes ei tea, siis kunagi mingis episoodis Hans siin rääkis enne, kui me olime kihlunud, kuidas 12 kuud on maksimaalne kihlumisaeg ja muud ei saa olla ja nii edasi, siis mina veel seal episoodis rääkisin, et see ei ole, et 12 kuuga korraldada pulmi on ikkagi suhteliselt väike aeg, eriti kui inimesed elavad välismaal ja tahavad teha pulmi seal, kus nad ei ela, ehk siis antud juhul meie elame Austraalias ja tahame pulmi teha võib-olla Eestis. Ja ühesõnaga, et me oleme nagu nipet-näpet nendest pulmadest rääkinud selle nii-öelda aasta aja jooksul, aga mitte palju, sellepärast, et lihtsalt nii palju muid asju on teha. Ja kuidagi see pulmavärk tuli esile ja ma mõtlengi, et me siis hakkasime vaatama, et mis meile meeldib, mis meile ei meeldi, juba mingid kohti me oleme arutanud, kus võiks olla ja siis ma paningi Instasse story ja ma panin TikToki ka, aga veits hiljem, et inimesed soovitaks pulmakohti. Ja juba järgmisel päeval oli meil Exceli tabel, kus oli 50 kohta, nüüdseks 55 kohta. Ja niimoodi me hakkasime neid läbi kammima. Nii et niipea, et oligi, kui mina sõitsin, siis sina tegid seda tabelit, kuhu kõik need pulmakohad panna. Ja siis, samal ajal. Ja seal vahel tuligi tegelikult see korteri asi. Ja siis oligi kõik need erinevad kõned Brendaga ja vanematega ja siis uuesti Brendaga ja siis me kammisimegi neid pulmakohti läbi igasugu erinevaid. Ja... Ma olin nii kettas vahepeal, ma ei jõua ära oodata, millal me podcasti teeme, aga ma nüüd enam, ma isegi ei viitsi rääkida nendest asjadest, nii et seepärast ma oligi mingi, Hans, räägi ise, kui sa tahad ja nagu ma ei hakka sinna minema. Jah. Vaat see probleem ei saa igastahes, me vaatasime väga palju peokohti, majutuskohti, mis iganes, kuidas iganes neid kutsuda. Vaatasime väga palju kohti läbi ja ma olen väga üllatunud positiivselt, kui palju on kohti Eestis. Tundub, et nende eurorahade eest ikka neid kerkib nagu seini pärast vihmana. Ei, ma arvan, et selles mõttes, et ma olen väga positiivselt üllatunud ja mina arvasin, et välibassein on nagu võimatu tingimus Eestis. Nii, jah. Ja seda ma tahtsingi nüüd öelda, jälle kontekst puudub inimestel praegu, kui sa lihtsalt ütled, et nii palju kohti. Mina teadsin, et Eestis on palju kohti, kus teha asju, teha pulmi, suuri üritusi, mida iganes. Aga meil on hästi kindlad kriteeriumid, kuna me tahaks teha jällegi kõik, mis me täna räägime pulmade osas, ei tähenda, et need on kiviraiutud, need on, et nüüd tulevad sellised pulmad ja nüüd kui ei tule. Pärast külalised tulevad, lasevad podcasti episoodi pulmas. Kus on see? Et need on meie algsed ideed ja need ei ole isegi nagu praegu juhtunud, vaid mõned asjad on, mida ma ei tea, me oleme 4 aastat tagasi võib-olla rääkinud kunagi on ja, et siuke asi oleks äge võib-olla kunagi on mis iganes. Ehk siis meil on nagu plaanis, nagu vanasti eestlased
mitu päeva pulmad ikkagi. jah, no minu arust see on ainuõige viis, kuidas pulmi pidada. Et nagu üks päev saad kokku 5 tunniks, mis pulm see on selline? Ei no ikka on, selles mõttes, kui keegi kutsub Ei. mind pulma, väga lahe Ei, ja, no väga ja lahe. väga tore on ka 5 Aga me tunnised räägime pulmad. minu pulmast. Sinu, mitte minu. No Mitte meie. No meie pulmast. Ma ütleks jah, et see rohkem Hansu pulm. Ei ole, absoluutselt. Ei, mina räägin lihtsalt selles mõttes, ma ütlesin minu pulm praegu, et keegi teine ei solvuks nüüd mingi, Inimesed on erinevad. nagu, see on lihtsalt tähtis minu ja nagu jätke meelde see, et 99% ajast ma ei näe neid inimesi, kes seal pulmas on, ma ei ela Eestis, nii et kui ma tähistan sihukest asja, siis nagu sinna pulma tähistamise sisse põhimõtteliselt peaks mahtuma kõik sünnipäevad, asjad, kõik nimepäevad, mina ei tea kõike, mida tähistada saab elus. Ei, need on pulmad ainult. No, aga nagu... See point. Jah, ma olen nõus. Ja mina mõtlen ka seda, et vanasti Eestis ikkagi peeti 3-päevaseid pulmi vähemalt, see oli vist miinimum. No jällegi, võib-olla eksin, aga fakt on see, et mitu päeva neid peeti. Ja muidugi nagu liigutakse selles suunas, et pulmad on lihtsalt nii kallis ja see, mis hinnad on täiesti crazy, nagu ma räägin, mina ei tea, ühesõnaga. Teeme pulmad ära ja siis kolimegi sinna korterisse, kõik ülejäänud raha on otsas. Põhimõtteliselt siis ja ei olegi vaja suurelt teha, et igaüks nagu mõtleb, mina täiesti vabalt on variant või on kunagi olnud minul mõttes, et nagu teha väga väikselt, ei olegi pidu vaja, läheme 2 sinna kuskile Hawaiile ja abiellume ära, on ju. Mulle meeldib, alati kui Brenda räägib seda ideed, siis see on Hawaii, aga Brenda ei taha USA-sse minna ja siis ma alati mõtlen, et kuidas see töötab? Ei no mul ei ole, ma ei taha USA-sse minna, USA lihtsalt ei ole mu nii-öelda listides esikohtadel, on ju. Ja see lihtsalt nagu jälle väljend, aga või siis ongi see, et ongi ainult nagu lähipere ja teed selle registreerimise ja pärast õhtusöögi ja kogu lugu vaata, aga teedki seda mingi Itaalias või mis iganes. Ja siis teises skaala otsas on 3-päevane pulm. Jah, et nagu mingit vahepealst asja ei saa olla. Või nagu mingi ala siuke, et ma olen nagu jällegi igaüks teeb nii nagu tahab, ma ei taha kellegi nagu valikuid asju maha teha. Me ei jõuagi kuhugi, kui me ainult vabandame kõigi. Ei, aga ma lihtsalt nagu pulma teemal, ma tahan lihtsalt seda öelda, on ju. Et minu jaoks on see, et ma olen kuulnud, et ongi, et tehakse mingi pulmapidu ja loomulikult ühel hetkel sa võid panna kõik oma unistused sinna kirja ja mingil hetkel sa pead hakkama seda asju ära tõmbama, sest iga unistuse juures on euro hind on kõrval. No kui 1000, jah, alla 1000, kui on veel pulmadega seotud, midagi sa ei saa, ma saan aru. Ja nagu euro, mitte dollar on ju, veel hullem. Ühesõnaga. Et siis ongi see, et aga kuna ma ei tea, et ma ei taha, et keegi väga mälus mu seal pulmas oleks, on ju, ja nii edasi, et tegelikult alkohol on kallis ka, aga ärme paku alkoholi, sellega hoiame raha kokku ju. Et see ei oleks nagu see, et nagu tore, et nagu pakume neid asju, et ma saan aru, see on väga okei, kui sa teed alkoholivaba pulmad. Et see tuleks siis sellest põhimõttest, et sa tahad teha alkoholivaba pulmi, mitte see, et ma ei saa seda endale lubada. Et ma ei paku inimestele alkoholi, sellepärast, et mul ei ole raha, et teeme sellised nagu säästupulmad, mis näevad nagu ongi siuke, et nagu igalt poolt hoiame kokku ja siis lõpuks see nagu kukub niimoodi nõmedalt välja ka ja nagu see on see, et kas hästi väikselt või siis suurelt. Jah. No me oleme alati selles mõttes all in või mitte midagi. Mitte midagi, jah. Kas trennis käid, kas ei lähe üldse nädalas trenni või käid 6 päeva nädalas? Vahepealsed ei eksisteeri. Ei, nii ka ei ole. Aga ühesõnaga lähme korraks selle pulma teema juurde, et kunagi siis tehti 3-päevaseid pulmi ja meie see kogu point on see, et kui me tuleme Eesti tolleks hetkeks ja teeme pulmad, et siis nagu esimene päev on nagu nii palju emotsioone, see on nagu meie päev, mida me tähistame endale kallite inimestega, seal on kõik nagu mingi kava järgi tehtud, kõigiga ei jõua, nagu et meil on reegel ka, et pulmas peab olema nii palju inimesi, et ma jõuan kõigiga suhelda mingil määral natukene, aga sa ei saa jääda inimestega mingi tunniks ajaks jutustama, on ju, ilmselgelt. Ja et siis see teine päev on see aeg, kus me võtame aja maha, me saame chillida, me saame rääkida mitu tundi juttu, kambakesi, kahekesi, mis iganes.
ja inimestel on selles mõttes valik ka, et nagu nad võivad olla seal 1 päeva, 2 päeva või siis 3. päeva hommikul lähevad ära. No hetkel me ei tea lõpuni välja, mida me tegelikult teha saame. Aga minul oli nagu see, et on 1 päev ja siis siuke teine poolik päev, aga nüüd järsku on nagu 3. päeva hommikusöögist räägitakse, eks ole. Et ma ei tea, mis siit välja tuleb lõpuks. Ja võib-olla tuleb tegelikult 1 päevana, ma ei tea. Aga miks me sellest niimoodi räägime, on see, et no see teine päev on ikkagi nagu beach party, eks ole. Ja siis me saime aru, et noh, ilm on Eestis siuke, Et kui on 14 kraadi, mis beach partit sa teed siis ja, seal? et ma võiksin Griffithis vabalt planeerida 2 aastat ette põhimõtteliselt ja ma tean, et sellel päeval on soe, me saame Ja. teha beach party. Isegi kui vihma Vihma ei saja. isegi kui sajab vihma, see on Pole ikka hullu. 32 kraadi. Ja, aga nagu vihma ka ei saja, vaata, mingi teatud kuul on ja. Ehk siis Eestis ei saa niimoodi teha, pluss tuul, võib-olla on jahe päev, vihma sajab, mis teed siis on ja. Just. Okei, telliks tünnisaunad sinna, alternatiiv. Aga see oli mingi, et okei, et ma ei tea, palju selliseid kohti üldse mere ääres on, et sa saad Jah. sinna majutada inimese, teha pulmapeo. Me ei taha mingit seda, et ühes kohas on tseremoonia, teises kohas pidu ja 3. kohas beach party on ja mingi pulmarongi asju ei viitsi teha. Inimestel pole vaja nende autodega seal edasi-tagasi Kütus sõita. niigi Kütus kallis. on ja. Jah. Tuleme ühte kohta, oleme seal 2,5 Ja ei päeva sõida. korras. Mis asja? Ja ei sõida. Jah. Jah. Ei no kes tahab, võib koju minna selles mõttes. Siis Ei, teab. no muidugi. Aga homme tagasi tulla. Aga jah. Ja me mõtlesime, et nagu neid kohti ei ole palju ja siis oli alternatiiv. Et aga teeme pool party. Et nagu meil on vaja kohta, kus on bassein. Jah. Tellime uue tünnisaunad, kui on sees bassein, noh, siis on sees bassein. Ja meie üllatuseks on Eestis mega palju kohti, kus sa saad teha, noh, lõpuks on see, et kõigepealt meil oli, et kas rand või bassein. Nüüd hetkel meil on see, et kas bassein on olemas, kas rand on olemas või vähemalt järv, Ei no, siis kas mida saun on rohkem, seda olemas, uhkem kas ju. tünnisaunad on olemas, ühesõnaga, et meil oli, et kui saaks ühe neist oleks tore, aga Jah. siis me avastasime, et neid kohti on päris palju, kus on kõik olemas või Jah. vähemalt 3 nendest. Siis me mingi okei, hakkame nendest pihta, nii et nüüd järsku on nagu need kriteeriumid nii-öelda Jah. meil nendel kohtadel ja kuidas me hakkasime, ma nägin, et TikTokis vist keegi ütles, et ta ei ole näinud sellist strateegiat, et jätab meelde, nagu salvestab ära endale, kuidas me teeme. Ehk siis minu süsteem oli niimoodi, et me panime Exceli tabelisse kirja kõik majutuskohad ja siis, noh, mis iganes, kes tahab sinna midagi juurde kirjutada, on ja, et link, kus sa saad veebilehele, mis sinu jaoks seal oluline on, et oligi asukoht ka, on ja jällegi, kuna me tuleme Aussi, siis meil pole vahet, kus kohas need pulmad toimuvad. Ja samamoodi, nagu me enne mainisime, siis meil elavad Eestis inimesed igal pool. Et nagu me ei saa kellegi järgi ka vaadata, et noh, siin on enamik rahvas, et teeme siin pulmad. Ja no Eesti nii väike ka, mis vahet ei ole, kus need pulmad on. Ja siis, et me panime siis, noh, ongi kus, ma ei tea, maakonnas või kus kohas enam-vähem see koht on. Ja mõtlen, mis seal veel oli? Ma ei mäletagi enam. Mis seal tabelis veel oli? No oligi siis, kas seal on rand või seal on järv või seal on tiik või mida iganes. Veekogu. Ja siis ma tegin punktisüsteemi. Meil tuli 7,5 punkti oli vist maksimum. 8,5 oli lõpuks. Ja siis iga asi, mis seal oli, andis 1 punkti. Või siis näiteks, kui oli telk, meile telgid meeldivad rohkem, või siis oli ilus peosaal, siis peosaal sai 0,75, telk sai 1, et sa said ühe neist valida. Ja. Et siis sa said kohe aru, kui oli nagu kumb oli punkti järgi, et sa ei pidanud vaatama, et mis seal täpselt oli. Et ala bassein andis 1 punkti, rand andis 2 punkti, ilus hele peosaal andis 0,75 punkti, kui oli juures bassein andis 1 punkti ja nii edasi, ehk siis nagu mingid sellised asjad ja selle järgi me siis tegime punktisüsteemi, iga asja juurde läksid meie punktid. Just. Mõtlesin jagada seda siin, sest jah, inimesed ütlesid, et see on huvitav. Nii et niimoodi me seal neid hekseldasime. Vahepeal olime nii, kas me Eesti nagu IT-riik ei ole või? Et nagu osad need veebilehed nagu laadisid nii kaua. Ja nagu mulle tundu, et mõtlesime korra ka, et äkki Austraalias on probleem, aga kuidas siis on, et osad lehed laevad, osad lehed ei lae üldse? No seal oli ikka nagu sa tegid hommikul töö juures 1 lehe lahti ja see oli nagu 7 tundi hiljem ära laadinud, aga nagu, et okei, esileht laadis ära, väga tore, aga nüüd ma tahan minna galeriisse või mingit uut infot, siis ma ootan järgmised 7 tundi või? Jah, nii et oli keeruline, aga sellest esmasest mingi 50-sest listist me vist 20
sortisime välja, kuigi no kellelt siis küsida hinnapakkumisi enam-vähem. Ja ma ütlen ka, et need, kes sinna nii-öelda välja langesid, et need ei langenud sellepärast välja, et need olid halvad kohad või midagi sellist. Ei, muidugi. Et nendel ei olnud neid asju, mida me tahtsime oma 3-päevasele pulmale põhimõtteliselt, on ju, võib-olla. Aga pean ütlema, et päris mitu kohta, ja ma ei räägi 2 kohast, langesid välja lihtsalt sellepärast, et nende veebilehed ei laadinud peaaegu mitte kunagi ära. Ja nagu mul ei olegi võimalik mitte kuidagi teada saada, milline see koht on, kas on okei või nagu kas või, et ma saaksin kellelegi hinnapäringu saata, nagu see ei lae ära, kuhu ma saadan selle vaata. Ja on ka päris mitu, ma nüüd ei ole seda listi nagu uuesti läbi töötanud, on päris mitu kohta, kes võivad jääda ilma broneeringust, sest nad lihtsalt ei vasta. Jaa. Ma mõtlesime sellest ei räägi, vaata, sest see on see osa, mis me läksime nii kettesse, vaata. Ei, no mul on veel, ma ei ole täpselt vaadanud oma tabelit uuesti, ma eile no praegu on vara öelda vastamise mõttes, selles mõttes, et kõik, kellele me hetkel oleme saatnud, välja arvatud üks, et kõik, kellele me oleme saatnud hinnapakkumised, et nagu need on okei, me oleme paar päeva oodanud, see on fine, et nad vastavad mingi 1-2 meile. Ei, aga minu arust, kui sa tead, et nagu et see on fine, osad inimesed vastavad väga, et nagu vahet ei ole, mis sa vastad, minu arust see on fine, eriti nagu nii algstaadiumis, kui see on nagu esimene kontakt. Et nagu osad inimesed lihtsalt ütlevad mingi ala, noh, see, ma ei tea, kompleks on siukse hinnaga, toitlustus on siukse hinnaga, võib muutuda, teised asjad on lisatasu eest, osad lähevad rohkem nagu süvitsi, on ju, see laudlinnade rent on nii palju, see on nii palju, see on fine, aga kui sa näiteks oledki, sa tahad väga süvitsi minna ja sa tead, et sinu hinnapakkumise koostamine võtab aega nädal aega, siis minu arust on iseenesest mõistetav ja paar kohta tegid ka seda, kellel läks paar päeva kauem aega, et sa saadad meili, sinu päring on kätte saadud, me tegeleme hetkel su päringuga. Nõus. Aga see, et sa lihtsalt ootad, eks siis ole näha. See on see sama, mida me rääkisime vaata mingis Soolehe episoodis ka, et kui sa nagu saad oma koostööpartner, seal oli siis koostööpartner või mis iganes on ja, et sa saad meili kätte, siis see ei ole see, et sa ignod 7 päeva seda vaata. Sa saadad talle, et nagu ma ei ole veel otsustanud või mul läheb aega, ma olen su kirja kätte saanud, ma vastan sulle mingiks ajaks on ja. Et paar kohta olid ka, kes ütlesid, et vastavad nädala pärast. Absoluutselt oli ja see on fine, ma tean oodata nüüd sul, ma ei tea. Äkki läks nagu spämmi, äkki mu kiri ei jõudnud kohale, ma ei tea ju vaata, et see on üks asi. Aga ei, ma olen, lõppkokkuvõttes ma tahtsin öelda, et ma olen nagu positiivselt üllatunud, kui palju erinevad valikud on Eestis. See on väga lahe, mis iganes vibe'i või kohta sa tahad, on ju, erinevad asukohad üle terve Eesti, et see on nagu mega lahe. Ja ma usun, et küll me selle peo koha leiame. Sest meil oli ka see, et noh, nii-öelda rannapulm oli nagu number 1 meil kõigepealt nagu mõttes, siis oli, et okei, et aga kui me ei saa rannas teha, et me teeksime mõisas, kus on nagu bassein, et siis oleks selline luksuri ranna, noh midagi sinna kanti on ja luksuri wedding nii-öelda. Ja siis nagu kuna on suht palju sellised puhketalusid või mingid sellist kraami, ka väga ägedad ilusad kohad kuskil Setomaal või mis iganes on ja, et siis oleks selline metsahaldjas on metsahaldja vibe. Jah, metsahaldja vibe või kuidagi siuke, mis tundub ka jube äge. Ja vabalt võibki neid kõiki nagu mingil määral kokku miksida või noh, et seda luksurit ja ranna oma saab kokku panna vaata ja nii edasi. Et selles mõttes ka, et kuidagi olime mõelda, et noh, et on üks või teine, aga et kui need kohti me vaatasime, siis nagu on tõesti mingi mega lahedaid kohti. On. Ja ei ole see, et on nagu 3 valikut vaata, et terve hunnik on valikuid ja seda enam paneb mind imestama see, et kui palju inimesi Eestis et kui palju inimesi Eestis ma ei tea, kas siis tõesti nagu inimesed nagu on, keegi just ütles, et Eesti on miniluksusriik vaata minu meelest väga naljakalt või nagu siuke tabavalt öeldud, et Eestis on kõik nii kallis, samal ajal tegelikult mulle tundub, et inimesed elavad väga hästi, kui ma nagu kuulen vähemalt mingeid jutte, mis... Eesti on jah siuke paradoksaalne place, et... Aga samas kellegi raha ei ole kunagi. Kellelgi raha ei ole, aga samas, ma ei tea... Või noh, samas ma ei tea selles mõttes, et lihtsalt nagu inimesed ju väga palju sellest räägivad, kuidas kõik maksud ja asjad tõusevad ja raha ei ole, aga mulle tundub, et Eesti läheb väga hästi, sellepärast, et kui ma hindu vaatan, no ma ei tea nagu, et noh,
kuidas inimesed näljas ei ole või nagu ma ei tea selles mõttes, et kui ma nagu vaatan neid peohindu ja neid asju ja siis ma sinna kõrvale, noh, ma räägin, ütleme, et erand nagu suur osa, kuna see pulmade asi kõik on nii algeline, et suur osa sellest, et ma üllatusin, oh my god, kui lahedad kohad ja nii edasi ja need hinnapakkumised, no selles mõttes crazy'd summad on selles mõttes ilmselgelt, aga noh, kui me vaatame majutusega ka, siis ilmselgelt vaata. Jah, ei, see on arusaadav. Et see on arusaadav, kui sa tahad seal hunniku inimesi ka majutada, on ja. Aga no osad on olnud ikka nagu... Osad on ikka siuke, wow. Ja seda kõige põnevamat me veel ootame. Ja. Et see on ikka, noh, ühesõnaga. Aga minu jaoks tundub kõige crazy'm kogu asja juures see, et noh, me rääkisime, et Eesti e-riik, jah, vahel mõnel on vaata veebilehed ei ole võib-olla nagu ei lae ära ja nii edasi ja samas ma saan aru selles osas, et ma tean mõndasid kohti, mida meile tuttavad soovitasid, ütlesid, aga neil ei olegi mitte midagi mitte kuskil üleval, nad on mingi 30 aastat tegutsenud, nad müüvad kõik välja, neil on oma see täiesti arusaadav. Ma mõistan, et nagu kui sa oled teinud 30 aastaga omale siukse nime, et su jutt liigub tuttavale, põhimõtteliselt sellega sa müüd kõike välja, sul on üritused sees, sul ei olegi vaja marketingi teha. Väga tore. Millest kühvel on ju. Jah, polegi vaja veebilehte, aga siiski nagu kui sellistele kohtadele ma saan need kontaktid ja ma saadan, siis see teenindus on tore ja meeldiv, on ju, sinna otsa, et jah, et neil ei ole seda marketingi, aga et neid usaldatakse nii palju, et neid soovitatakse ja kui ma saan nendega kontakti, on teenindus meeldiv. Ja siis lihtsalt pean ütlema, et mõned kohad on lihtsalt nagu täiesti crazy, et nagu on mõned kohad, ma olen paari kohta veel saatnud mõned kuud tagasi päringud. Ei olegi vastust saanud. Ja kui ma läbi kolmandate inimeste põhimõtteliselt uurisin, et kellega kontakti saada, et siis ma sain vastuse, et aga ei ole, lihtsalt ei ole sellel kuupäeval kohta. Ehk siis... Eks raha on liiga palju. Ei, nagu point on see, et kui ma oleks võib-olla 3 kuud tagasi vastuse saanud, siis äkki oleks olnud, aga no jaa, neil pole vahet selles mõttes, kas mina või keegi teine, aga nagu... Ma ei räägi ühest konkreetsest kohast, et me oleme mitu päringut saanud niimoodi tagasi, et me küsime ühte kuupäeva ja saame vastuseks, et see kuupäev on meil kinni. Ma räägin, raha on liiga palju. Kõik. Ma mingi, aga et ma ei tea, kas öelge teie meile nüüd, nagu minu loogika ütleb seda, et iga, noh, kes iganes seal taga seisab, kes seda teeb, kes neid päringuid vastu võtab, on ja, et ja noh, selles mõttes me mõlemad oleme ise kunagi ürituste korraldajana, koordinaatorina töötanud ka, et iga loogiline lahendus on see, et kui sa nagu saad päringu ja sul selleks kuupäevaks ei ole pakkuda, siis sa pakud välja mingi X kuupäevi. Sa pakud välja eelmist nädalavahetust või ülejärgmist nädalavahetust või küsid äkki tahate, nagu meie võime nädala sees ka abielluda, meil pole üldse vahet, kas me abiellume nädalavahetusel või nädala sees, ehk siis nagu... küsi või nagu paku, kas ei käi nii või? Kas teeninduses, kas ei peaks niimoodi käima? Noh, ei, no ma räägin, raha peab olema lihtsalt liiga palju, siis et jah, et isegi, et sa ei pea nagu pakkuma välja, lihtsalt esita küsimus. See kuupäev on meil kinni, kas on mõned muud kuupäevad, mida sooviksite? Jah, olete huvitatud on ja. Ämblik, juu! Mingi väike ämblik oli mu peal. Nii on Austraalias podcasti teha, eriti kui põrandal istud. Ma ei tea, kus ta läks. Okay. Ma ei näe ämblikku. Nii et jah, see on nagu olnud natukene, et see on naljakas sellepärast, et kui muidu kõik asjad on nagu, noh, et me oleme teinud selle poe riili ka, on ju, et kuidas Austraalias käid toidupoes ja Eestis on ju, siis üks asi, millest me oleme alati rääkinud, on see, et Eestis teeninduskultuur, kui me räägimegi restoranidest, kohvikutest, kõik siuksed on nagu nii palju parem kui Austraalias ja see lihtsalt ei ole absoluutselt loogiline, sellepärast, et eestlased on kinnised inimesed, kes ei taha rääkida, austraallased on avatud inimesed, kes tahavad rääkida, aga siis teeninduskultuuris, kus põhimõtteliselt kõige tähtsam asi on see, et sa räägid inimesega, seal on nagu risti vastupidi. Ja siis võib-olla see on ka see põhjus, miks see on nagu kuidagi nii ära ehmatanud meid praegu, kui me oleme neid esmaseid pakkumisi ja asju küsinud, et
võib-olla me just eeldasime, et need on need teenindussektori inimesed. Jaa. See on see, kus on nagu need nagu lahedad inimesed, kes on avatud, kes on mingi juhu, teeme ära. See oli nagu üks põhjus, miks ma tahtsin ka, miks oli see, et ka Eestis nagu et meil oli mõte, ma ei tea, teeme Lätis või teeme Itaalias või nagu mina ei tea, kus on ja. Et nagu kui mingi jube äge koht on Lätis, siis mis vahet seal, lähme Lätti siis on ja. Aga minu point oli ka see, et Eestis see teenindus, et nagu Eestis on hea teenindus, ma tahan Eestis rääkida inimestega, seda teist ja kolmandat nagu, et kõik, äge oleks vaata Eestis teha ja ma olen Eesti teeninduses nagu alati hinnanud seda kõige rohkem, kus ma üldse olen olnud vaata, nagu ma mõtlen reisides ka, et Eesti teenindus on alati tipus ja siis võib-olla oligi see, et kui me hakkasime neid kohti otsima, siis see oli üllatus, et vau, kui ägedaid kohti on olemas, et ma arvasin, et neid on paar, aga neid on terve hunnik ja kui me paar kuud tagasi mingit hinnapakkumisi saatsime ja nüüd saatsime hinnapakkumisi, siis nagu need mõned kohad, kes reaalselt vastavad, see on kinni. Nagu see on see teine šokk vaata, et mis mõttes, et ma saan aru, et see on kinni, aga kuidas see on nagu okei, et sa ei paku mingit muud varianti, aga ma saan aru, siis ongi järelikult nad on nii fullis, neid ei koti, neil polegi vaja, nende juurde tullakse, aga siis ma ei tea, mul tekib teistpidi see küsimus, et aga ma ei tahagi enam minna sinna, isegi kui nagu, et see esmane kontakt ei ole, et ma pean seal pulmad pidama, et mingi asi võib ka olla väga siuke, et kui on nagu jällegi me inimestena soovime erinevaid asju, et kui mingisugune pakkumine tuleb selline väga nagu rangelt paika pandud mingid asjad, siis mul esmane tunne tekib ka see, et ma ei tea, et kui mul tekib mingi läbirääkimine, et ma tahan sinna tellida, ma ei tea, tünnisaunasid ja mingisuguseid mingisuguseid asju, siis sellest võib tulla probleem ja et kui see suhtlus kohe alguses ei ole selline, et äge ja meeldiv, ma vist juba välistan need kohad ära, sest ma ei taha vaata. Ja mitte isegi, et see võib juhtuda nagu inimestel, nagu, et see juhtub alateadlikult. Et sa hakkad suhtuma sellesse, et isegi, et sa ei ole nagu teadlikult, kui mingi see koht on väljas, vaid inimestel võib olla teadlikult, kui sa vaatad seda meili, siis pärast mingi, kas see või see on ju, siis sul on alateadvuses mingi süke väike mingi krutski, vaata on sees. Ma nüüd ei tahagi enam. Nii et see on... Ja see oli asi, mis mul mingi hetk viis nagu tuju täiega nulli, et ma oligi mingi, et aga ma ei tea, vaatame mujale ka siis või nagu ootame siis mingite teiste nagu vastuseid veel. Et jah, et ma ei ütle, ma ütlen, et neid oli rohkem kui üks, neid, kus me saime lihtsalt mingi kinni või siis väga siukse, neid oli ikka mitu, jah. Väga mitu oli ja samas nagu oli väga toredaid, kus samal ajal nagu anti rohkem kui vaja, see on alati, see on kõigega, kui sa müüd midagi, eriti teenust või sellist asja, anna rohkem, kui klient ootab, ehk siis nagu ta vastas rohkematele küsimustele, kui ma soovisin, on ja. Et ja ei ole see, et ainult fancy'del kohtadel on nii-öelda hea teenindus või vastupidi, vaata, aga jällegi need superkallid kohad jällegi vastasid väga ilusti, on ja, aga samas, et ei olnud ma ei tea, miks ma jälle lonkama niimoodi hakkasin, et ei olnud see, et me räägime hinnaklassist ka, et ütleme, et mingid asjad on seal mingi, ma ei tea, 30 tonni, 20 tonni, 15 tonni, et nendel on siuke teenindus ja siis need, kes seal on mingi, ma ei tea, 8 tonni, 10 tonni või alla selle, nendel on siuke teenindus. Ei ole üldse nagu hinna osas ei olnud ka nagu seda, et üks või teine. Et jah, aga eks ole näha, kuidas meie see nagu me ütlesime, siis meie... See kõik on nii alguses. Me oleme väga alguses... Kes teab, äkki ei teegi Eestis üldse enam vaata. Kes ei tea, kes teab, äkki teeme hoopis Moldovas. Ei, ma arvan, me teeme ikka Eestis ja Eestis on väga häid kohti, kus teha, aga lihtsalt mina tahtsin seda siin jagada, et ma olin nagu väga üllatunud, et positiivselt selle ühes osas, aga negatiivselt sellest, et ma kuidagi üldse ei oodanud, et siukest niimoodi ongi, et sa ei paku mulle siis nagu, et mul ei ole ju kuupäev kivisse raiutud. Ma äkki lükkan aasta veel edasi või nagu, ma ei tea. Ma ei tea ja see oli natuke veider jah, nii et aga eks ole näha, kui tulevad kõik need pakkumised või võib-olla mingi ei tule isegi nii, et aga kuskil see pulm toimub, nii et eks me vaata ja otsi edasi, et jah. Ja hoiame teid ka kursis, andke teada kommentaarides või ükskõik, kus teile mõnus on kirjutada, et kas teid huvitaks see pulma sisu, ma saan aru, et
nii Instagramis kui ka TikTokis Jah. rahvas nagu oli väga sellel lainel ja inimesi huvitas. Nii et andke siin ka teada, kas tahate, et siin on jälle, et see on see podcasti võlu, et meil on natukene lihtsam seda nagu süvitsi rääkida, seda mingit tausta ja meie mõtteid, et noh, kes see viitsib seal 20 story't panna üles, kirjutada neid sinna, nii et Ei, no selles mõttes Instas ja seal niikuinii jagame mingeid jooksuid neid, aga ongi, et ma ei hakka seal rääkima pikemalt nagu seda, mis me siin praegu rääkisime, on ju. Jah, ja kui sul on imelahe peopaik, pulmapaik ja sa ei ole meilt meili saanud, siis saada meile meil, eks ole, miks mitte australia@gmail.com. Pea meili ka saad ma lihtsalt kirjutada. Jah, või kirjuta Instagrami, YouTube'i, TikToki, kuhu iganes sa tahad kirjutada ja võib-olla just sinu juures on see koht, kus peaks pulmad toimuma. Nii et jah, sellepärast, et on nii palju isegi ise tunned juba, et oled vaadanud, otsinud on ju, siis keegi viskab mingi nime, polegi kuulnud enne. Ei, ma räägin, me saime ikkagi, see on jälle nii äge võlu nagu see. Ja suur aitäh teile kõigile, kes te kirjutasite ja andsite teada erinevad kohti. Et see on nagu nii suur võlu, et vahepeal võib-olla on see, et nagu seda Instagrami me ju hakkasime tegema ja kõike seda tegema selleks, et vanemad oma pere ja sõpradega kontakti hoida ja niimoodi on see läinud ja mingi hetk teadlikumaks on ja see kõik. Et see on täpselt see, et kui äge, et me küsime seda, et meil on see võimalus tänu sellele Instagramile, et me küsime inimestelt, et kui teate mõndasid ägeseid pulmakohti ja vähem kui 24 tunniga list valmis 50 kohta on ja millest ma polnud kunagi midagi kuulnudki. Mega võimas. Et varsti hakkame igasugu asju niimoodi otsima, nii et... Jah, enam me Google'it ei peagi osta, meil on Instagram nüüd. Ei, aga kui suures isegi, kui ma panin ChatGPT-sse, nagu et ChatGPT on tänapäeval olemas jube äge, aga sai pooli kohti. ChatGPT annab ikkagi sulle ju mingi sortimendi mingitest kohtadest, et tema ka ei tea. Ja need kohad, kes on 20-30 aastat ennast välja müünud, ChatGPT ei tea nendest kohtadest midagi. Tema ei tea midagi, neid ei ole kuskil andmebaasis ja asjadest. Need on ainult kõige, see on see suus-suhu reklaam. Suus-suhu reklaam, nii et ja keegi ChatGPT-l ei ole suus-suhu rääkinud, nii et ta ei tea midagi. Nii et võt. Nii et jah, eks me jagame teiega, kui me seda siin mööda seda pulmateekonda kõnnime ja räägime muid lugusid ka. Brenda on jube populaarne, keegi tahab ilmselt talle kirjutada. Nii et lõpetame selle nädala podcasti ära. Suur aitäh, et meiega jälle liitusite. Näeme järgmisel nädalal, vist teeme natukene 19 formaati, aga seda näete juba järgmisel nädalal, nii et olge mõnusad, tšauki, tšau. Tšau.